elu lõpuni meelde. Ja miks ta sulle meelde jääb? Sa annad endast täna jälle kõik. Sul on siin ümber sõbrad. Sul on veel siin ümber sellised sõbrad, keda sa veel ei tea, et on sinu sõbrad. Aga nende kuude jooksul, mis meil ees on, saavad nad sinu sõpradeks. Ja kõige olulisem on see, et kas sa ina ise saad endaga veelgi paremaks sõbrad. Mis iganes hirm või mure sul täna veel on, tea, et 1 aasta pärast vaatad sa sellele kõigele tagasi ja siis tead, et sa tegid millegi teoks ja sa oled veel julgem, kui sa kunagi olnud oled. Kas te olete valmis? Kas me loeme koos? Ja 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nüüd teeme eriti suure aplausi endale. Leia oma kirg, alusta julgelt, mõtle nutikalt ja me olemegi siin. Tead, mis teeme või? Ma tahan täna sinu pool olla. Tahab minu pool? Välistada ka siin. Tšau. Kuidas teil läheb? Kelle läheb eriti hästi? Kelle läheb nagu super eriti hästi? Kelle läheb super eriti hästi? Ja kes on valmis, et 6 aja pärast läheb veel paremini? Ütleb mina eriti kõva häälega. Mina? Ja siis kes otsustab, et oletame, et kui sinu naaber siin istudes on veidike nüüdke vähem entusiastlik selles osas, kui hästi tal 6 aja pärast läheb, siis näita, pane käed niimoodi, nagu et nad oleks suunatud mõlemale poole ja siis siis ütle kõva häälega sina, sest tal läheb ka super hästi, 3, 2, 1 ja sina! Ja teate, mis ma veel teile õpetan või? Pane käsi siia otsa ette ja ütle, see siin on maailma kõige targem arvuti. See siin on maailma kõige targem arvuti. Ja siis pane nagu käsi oma paremal oleva või vasakul oleva inimese otsa ette ja siis ütle, see siin on maailma teiseks kõige targem arvuti. Maailma teiseks kõige targem arvuti. Aga kokku on siin jõhkralt palju eriti tarku arvuteid. Kuulge, meie tänase loogika alus on energia ja see energia on meie kõikide sessioonide alus seepärast, et jõud paneb kasvama puud, jõud paneb kalad ujuma, jõud paneb linnud lendama, Jõud on kõige alus. Seega ma tahan kontrollida ruumi jõudu. Kas te lainet olete kunagi teinud kuskil või? Oskate, on ju? Kes ei oska? Pole hullu, kohe õpid selgeks. Laine käib sedasi, et meil on siin 2 tulpa. Vasak tulp, minu tulp. Minu tulp, öelda, kas te olete minuga, jaa? Minu tulp, öelge, kas te olete kohal? Mu tulp on palju võimsam, vaatame nüüd. Ei tea, sa ise karjusid valjemini lihtsalt, selles oli asi, ma arvan. Ja me hakkame seda tegema niimoodi, et ma tahaksin teada, kumma osas ma rohkem kuulen, kas oma tulpa või Haraldi tulpa. Kuule, sa oled seal lähemal, see ei ole aus.
nii, ja me teeme seda niimoodi, et vaata, lainega me tõustakse püsti, eks ju, kes ei veel ei tea, ja see läheb niimoodi, et kui meie justkui Haraldiga käed siin tõstame, ärge veel tehke, siis te tõused nii ja läheb kuni nagu saali taha otsa välja. Saite mõttest aru, on ju? Et nii kui näed, et sinu ees nagu on äsja ära tõusnud, pane kohe nagu Ja järele, tõstame niimoodi, et tekiks kogu nagu aeg lainena liiguks. Nii et kui see jõuab sinna taha, siis seal üleval on rõdu. Ma tahaks, et rõdul need natukene väriseksid seal niimoodi, kui see hääl sinna jõuab. Oled valmis? Nüüd teeme kõige suurema nagu jõuharjutuse, mis te kunagi elus teinud olete. 3, 2, 1, läheb! Tundsite üleval või? Teeme veel! Teeme sõinige soojendus, teeme nagu eriti võimsad, sest teie hääled jäid nõrgaks. Võta siin on see joon. Me jookseme sinna ette ja siis, kui me oleme ees, siis läheme eriti poweriga nagu üks tiim. Elame ei ole 2 eraldi tiimi, kes võistlevad, me oleme üks tiim. 3, 2, 1 ja läks. Kuule, aga teeme veel teistsuguse laine. Kas sa seda nagu vasaku-parema lainet tead või? See on samamoodi nagu eelmine, ainult et vasakult paremale. Täpselt. Ehk mina olen mängult see vasak pool, kuigi teie jaoks parem, aga see hakkab niimoodi, et oota, selleks vist peaks püsti seisma või ka tõusma? Ei, võib ka istuda. Ja siis tõusta üsna kerge oli tõusta, eks ole? Ehk siis me teeme sükse loogikaga, et me kanname jõu, mina jooksen siit, läheb nii, see läheb kogu selle võtan siit üle niimoodi ja panen edasi. Sinna lõppu ja kui see on sinna jõudnud, siis põrgatame ka veel tagasi. Ja kui viimane ära teinud, siis ma tulen siit uue ringiga niimoodi ja läheb siis siit see laia niimoodi liikuma. Ja mina võtan siit üle. Olete valmis? Te olete eriti olulised, sest te alustate. Te olete eriti olulised, sest te kannate, te olete eriti olulised, sest te kannate veel rohkem ja siis te olete eriti olulised, sest te lõpetate. Ja üsna pea kohe alustate, kui lõpetate sealt, siis nii kui ma sinna jõuan. 3, 2, 1. Ja võtame nüüd järgmisena 3, 2, 1 ja... Ja nüüd ülisuur aplaus kõigile! Ma oleks pidanud filmima seda. Ema küsib, mis te teete seal saalis terve päeva? Lainetame. Ettevõtlikkuse alus on lainetamine. Loomulikult, seepärast kui fun ei ole, tõsise näoga ei saa tööd teha. Tõsise näoga ei tule ühtegi ideed, fun annab jõudu. Seetõttu ma palun, et sa teeksid täna veel seda, mis sa eelmine kord tegid. Sinu kõrval mõlemal pool istub üks ülilahe inimene. Kui mina ütlen nüüd, suru tal kätt, vaata tal silma, siis pärast teisele ütle, sa oled tegija. Sa oled tegija. Tee seda nüüd. Tegija. Ja siis tule talle eriti lähedale, kõigepealt nagu ühele tüübile ja siis teisele tüübile. Eks ju niimoodi, et sa saad sosistada talle ja siis ütle talle, sa tegelikult meeldid mulle. Tee seda nüüd! Kellele tegelikult Harald meeldib? Teeme Haraldile suur aplausi. Harald, mis meil täna toimub? Kuidas? Mis meil täna toimub? Nii, asjaliku osa juurde. Mis meil täna toimub? Vaatame kõigepealt tagasi, mis meil eelmine kord toimus. Mäletate, te olite siin saalis, te mõtlesite, mis on teie kirg? Mis on see asi, mida teie tahaksite teha? Te jõudsite ideeni või jõudsite pärast seda ideeni, aga te jõudsite mingi asjani, mis teid tõeliselt köidab. Midagi sellist, mis teie jaoks tundub vinge, mis tundub võimas. Ja ma lugesin neid ideid ja seal oli väga ägedaid ideid. Hullult lahedad ideid, neid oli nii palju. Ma pärast veel tutvustan teile ka, kui palju neid täpselt oli. Mis me täna teeme, on see, et me vaatame, kuidas me võiksime seda ideed hakata ellu viima. Ehk siis, mis on need sammud, mida on tarvis teha, et sinna idee poole käimalükkamine käima tõmmata. Mõelge korraks enda ideele. Ma küsin... Pane näpp siia. Süga natuke, mõtle oma ideele. Mõtle oma ideele, ma küsin sinult sellise küsimuse, et kas sa tahaksid seda ellu viia? Jaa. Kas sa tahaksid oma ideed ellu viia? Kas sa tahaksid näha neid vingeid tulemusi, mida su idee annab? Kas sa tahaksid tunda ennast elusana, kui sa seda ideed ellu viid? Kas sa tahad teada, kuidas seda teha? No näed, siis täna me just sellele keskendumegi.
Täna te olete startinud 5-kuuses elu muutvas programmis. Meil on siin teiega koos väga vinged inimesed, kes aitavad teil õnnestuda. Alar, kes meil on näiteks? Kõigepealt on siin saalis teile toeks. Lisaks Sandrile. Kõik need lahedad noored, kes siin on, ma palun, et te kõigepealt teeks ise endale ühe suure aplausi. See on teie esimene tiim. See on tiim number 1. See energia. Selle energia sa võtad endaga iga kord kaasa, selle poweri pealt sa töötad. Lisaks sellele, ja ma palun nüüd järgmised kõik, keda ma ütlen püsti tõusta kiirelt ja me teeme teile ka aplausi, sest teate meile toeks. Teil on abiks siin koolitajad, kes annavad ideid ja teadmisi sellest, kuidas ideed ellu viia. Koolitajad, lehvitage, tõuske püsti, lehvitage, kus te olete. Me neile aplausi. Need on teie koolitajad, kes siin ruumis. Nemad jagavad teiega elukogemust ja teadmisi. Aitäh, koolitajad. Lisaks koolitajatele on teile iga sessiooni vahele, palun tõuske püsti mentorid. Kus on mentorid? Mentorid. Kõikid, vaadake üleval on enamik mentorid. See on suur aplaus mentoritele, et nad on tulnud teile oma vabast ajast andma kõike, et teie idee saaks ellu viia. Lisaks mentoritele on teil kogu aeg olemas abiks. Ma palun, et tõuseks püsti maakondlikute arenduskeskuste esindajad. Kus teie olete? Näete seal. Nemad on teile abiks kogu aeg, kui te vajate ressursse, ideid, vihjeid ressurssidele. Siis sul on, lisaks nendele on noortekeskuste esindajad. Kus on noortekeskuste esindajad? Noortekeskuste esindajad. Mina olen noortekeskuse esindaja. No mina, teile on alla aplausi, et ta julges seda üksi öelda. Tema üksi on teile kõigile toeks lisaks teistele noortekeskuste esindajatele. Ja me tahame veel, et koolid ja kohalikud omavalitsused, kes teie olete sealt ka korra püsti, ja teeme neile igal juhul aplausi, kus iganes nad on täna siin ruumis seal üleval. Tublid, ressursse on küllaga. Kõik tingimused selleks, et õnnestuda on olemas, sinu vahvad tiimikaaslased või vahva sina ise, mentorid, koolitajad, kogu see programm käivitub 5 kuu pärast. Ma tea, kas võib öelda, et ei tunne ennast enam ära, ei tunne küll, aga sa tunned ennast just sellisena ära, nagu sulle veelgi rohkem meeldib. Meil on täna siin Veni Vidivici ehk eelmise aasta võitjad, kes saavad öelda, kas nemad tunnevad ennast ära. Kontrollime neilt pärast. Ma mõtlesin, kelle me võiks... juba näpid head kraami, eks ole. Nii, mis see siin on? Kas on tuttav asi? Click and grow. Click and grow. Mattias, kus sa oled? Ütle jaa, siin ma olen. Mattias? Mattias? Jaa, siin ma olen. Tere, Mattias! Tere, Mattiasele suur aplausi! Tšau, Mattias! Tore, et sa oled jälle meiega. Mattias, räägi, mis taim see on? See on lambakõrv eesti keeles. Lambakõrv? Jah. Ja mida sa sellest taimest täpselt tead? Tead, ma pean tunnistama, et ma ei tea sellest taimest väga palju. Aga miks see sinine tuli siin vilgub? See sinine tuli vilgub sellepärast, et potis hakkab vesi otsa saama või on otsa saanud juba. Okei, aga kuidas ma vett juurde panen? Sa teed siit selle kaane lahti, niimoodi, ja valad siia sisse. Kraanist lihtsalt, jah? Jah. Lihtne. Aga mis taim see siin on? Tead, nüüd on väga viinlik olukord, et ma võtsin need meie laborist kaasa. Aga need on alles testimisel? Need on testimisel taimed. Prototüübi taim. Leivitatud. Ehk siis ma tegelikult ei tea, mis taim. Oota, siin on kukehari. Just. Sildid on peal. Sildid on peal. 20.07.2017, mis see tähendab? Siis ta kasvab. Sellel hetkel kasvama pandud. Väga lahe. Kuulge, täna miks te arvate Mattias siin? Seepärast, et nagu me ütlesime, teil on vaja ressursse, et sest ideest saaks tulemus. Ja need on, mis asjad? Idee või tulemus? Tulemus, mis oli kõigepealt idee. Mattis, kas sa oled nõus olema täna meile abiks sellega, et rääkida, kuidas ideest saab tulemus? Jah, kindlasti. Kunagi see oli kõik Mattiase peas ja mida me nüüd kohe uurima hakkame, on see, kuidas jõuab üks mõte siit Mattiase peast reaalse asjani, mis on tegelikult jõudnud juba Ameerikasse igale poole mujale. Ole hea, Mattias, võta istet, vaatame kohe natukene lähemalt. Meil on ka siin üks slaid ennem, mida ma tahan tutvustada. Ma annan Harald selle sinu kätte. Okay. Vaata, siin on nagu 2 kas lihtsalt unistus või äge ja ettevõtlik idee. Vasakul on lihtsalt unistus, süke kast, eks, et ma tahaks midagi, mida iganes on, mida te olete juba mõelnud. Sügage uuesti pead, lihtsalt unistus. Nii. Siin on äge ja ettevõtlik idee, mis on juba vormunud tulemuseks. Ja vaat siin vahepeal on 2 noolt. Ja see, mis meile oleme nüüd keskendume sinuga 15 minutit, on see, et mis see nooled on, kuidas lihtsalt unistusest saab reaalselt idee, mida on võimalik näha siis reaalsuses. Harald, sa rääkisid 9 punktist, mille teadlased on avastanud. Me tegime väga põhjaliku uuringu selle kohta, mida on vaja
läbi mõelda selleks, et üks idee võiks jõuda unistusest reaalsete tegudeni. Ja me jõudsime välja 9 sellise kõige kriitilisema, kõige tähtsama asjani. Need on need asjad, mida teie hakkate täna töötoas ka enda idee puhul läbi mõtlema, ent enne seda, kui me töötoas nuputama hakkame, vaatame me, kuidas Mattias neid asju läbi mõtles. Ja vaatame need jooksvalt niimoodi sammud üle. Üks asi on number, telefoninumbrit tahaks. SMS-iga, kas meil jäi see telefoninumber? Saad sa peast öelda äkki? Tarja, mis su number on? Me teeme sama asja, et vahepeal saab jälle esitada küsimusi, kui te tahate SMS-i teel. Väga hea tuli. Nii, väga hea. Eelmine kord, see on kõige efektiivsem meetod. Saatke kõik küsimused, mis te tahate Mattiaselt küsida sellele numbrile ja me proovime leida aega, et nendele vastata. Ja Tarja, siis sa tood mulle palun lavale mingi hetk oma telefoni, kui siin on tulnud küsimused. Aga hakkame meie pihta, et see võib korra jääda siia, et kirjutage tegelikult see number kohe üles. 55656392. Ehk see on lihtsalt selleks, et keegi ei peaks saalist karjuma ja me saame Mattiasele küsimused ette lugeda. Küsimuse, mis Mattiaselt tahab küsida, siis me vaatame pärast telefonist, et saame veel lõpus võtta niimoodi ilusti peale. No nii, neil on siin ideed. Kokku oli 161 ideed. 161 ideed, millest peavad saama nende soovil ühed giftid projektid, eks ju, ja osad tahavad võita. Kusjuures täna teate, mis läheb loosimisele või? No, vaadake, mis siin laua peal on. Samsung Galaxy Tab 2. Kes tahab? Ja aasta lõpus on veel suuremad auhinnad. Aga hakkame pihta, et kuidas siis auhinda saada ja kuidas üldse elus asju saada. Mis esimene asi on? Probleem, mida lahendan ja võimalus, mida avastan. Mis asi see on, see Mattias, kuule? Probleem, mida lahendan. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, et probleem ongi tegelikult selle teie idee kese. Ehk siis asi, mida te reaalselt lahendate. Näiteks meil Click & Grow'ga oli üks väga suur probleem. Nimelt see, et me ei teadnud või me ei defineerinud, mis on see probleem, mida me lahendame. Ja me keskendusime selle poti tegemisele. Ja ühel hetkel selgus, et see probleemi lahendus, mida me tegelikult lahendame, ehk siis, et maailmas on miljoneid inimesi, kes ei saa oma taimede kasvatamisega hakkama. See oli jäänud tahaplaanile. Ja tänu sellele me arendasime natukene vale poti. Ehk siis, et meil on hästi raske selle potiga lahendada seda probleemi. Seepärast tuleks hästi selgelt defineerida see, mida te tegelikult lahendate, selle probleemi teravik. Kas see pott on vale pott või? Selle potiga on nüüd see lugu, et kui ma ütlen, et ta kasvatab taimi meie eest, ehk aitab seda probleemi lahendada, mis inimestel on, siis põhimõtteliselt on see õige. Aga me unustasime ära, et selle lahenduse juures oleks pidanud me alustama sealt ülevalt tipust, ehk siis, et kuidas seda probleemi lahendada ja kuidas see lahendus teha inimestele kättesaadavaks. Meie poti puhul on see probleem, et ta on liiga kallis. Ja täna inimesed ei osta teda pigem mitte sellepärast, et nad saaksid taimi kasvatada ja et nende taimed ära ei sureks, vaid nad ostavad seda kingituseks. Mis võiks olla siis see lause, mille noored praegu endale kirja panevad probleemi puhul, ehk mis esimene mõte neile võiks olla kandev? See peaks olema. Mõelge läbi, mis asja te lahendate, väga täpselt. Mis on see probleem, mida te lahendate? Mida teie idee lahendab? See oli hästi vahva näide, et sa alguses läksid ühte probleemi lahendama, aga selgus, et hoopis teistmaadi soovid on ja seepärast see haakub hästi selle teise läbimõtlemise punktiga, kellele sa üldse tahad enda kas siis toodet, teenust või sündmust pakkuda. Sa kirjeldasid alguses, oli see nendele, kes taimi oska kasvata, aga nüüd sa ütlesid, ostavad hoopis need, kes tahavad Kingitust. Just. Mida mõelda läbi selle juures, et kes see kasusaaja võiks olla ja klient ehk siis see, kes on kasusaaja, on teie idee juures tegelikult kõige tähtsam osaline. See, kellele te oma ideed teete, on kõige tähtsam. Mõelge see väga täpselt läbi. Ja üks oluline asi, või probleem, mida siinkohal tihti tehakse, on see, et valitakse oma kliendiks emad, isad, vennad, õed, sõbrad, sõbrannad. Unustage need ära. Teie klientideks on võõrad inimesed ja küsige hästi palju, et kui teil on mingisugune probleem, mida te tahate lahendada, kui teil on idee selle probleemi lahendamiseks, siis otsige üles võõrad inimesed ja küsige neilt, kas see reaalselt lahendab nende probleemi. Ma soovitan, ma tegin ise, kui me alustasime Click & Grow'ga, tegin niisuguse inimese prototüübi.
ütleme, et me joonistasime üles selle inimese, kes võiks olla meie see klient. Ja me kirjutasime üles tema terved päevakavad, tema nädalakavad, tema kuukavad, kuidas ta hommikul läheb, kuidas ta hambaid peseb, kus kohas ta bussi peale läheb, millistest kauplustest ta möödub ja nii edasi. Ja sealt selgusid välja väga kummalised asjad, et me olime paigutanud selle oma toote sellisesse kohta, kuhu see klient ei satu üldse. Et kaardistage see klient väga täpselt enda jaoks. Pane ennast selle kasusaaja mokassiinidesse või kingadesse. Just mõtle välja, kes on see inimene, milline ta on päris nii täpselt kui vähegi võimalik. Milline see inimene on. Ja kui sa küsid inimesed, nad võivad palju igasugu mõtteid, nad võivad sulle anda, mida võiks teha, aga Alar, lennuta natukene mõtet Mattisele selles suunas, et kuidas valida välja enda idee. Vaata, mulle see, mis me saime teada, et need inimesed, kes suudavad ideest teha nagu päris asja, siis on parim lahendus minu kirjast, teadmistest ja oskustest lähtuvalt, et kui oluline see kirg on kogu selle asja juures ja oskused, mis sul juba olemas on, sest sina ei olnud ju botaanik ennem ja mis sa sellest arvad? Ma ei ole siiamaani botaanik. No näed, dirigent vist päriselt. Just. Kirg on kõige olulisem asi, ehk siis kui te hakkate midagi tegema, siis te peate seda täielikult nautima. Kui teile ei meeldi midagi teha, siis ärge hakake sellega tegelema. Sest isegi selle väga-väga meeldiva asja juures tuleb nii palju ebameeldivaid detaile ja ebameeldivaid ülesandeid, mida te peate täitma. Et kui see ülesanne teile juba alguses ei meeldi, siis te ei lõpeta sellega väga hästi. Ehk siis... Seega kõik need projektid, mis nad noored kirja panid, siis tasub minna edasi ainult sellega, et mulle tegelikult seal miski endale läheb korda. Just. Ehk sa peaksid küsima endalt, kas see, mis ma nüüd välja valisin, läheb päriselt mulle korda, sest nagu Mattias ütles, et hästi palju on negatiivseid tegevusi selle käigus, mis on negatiivne valesõna, aga ei ole nii mugavad. Ja neid tuleb igal juhul teha, aga kui kogu projekt on nõme sinu heaks, siis seda on väga siin on nagu vahva näide ka Mattiase puhul see, et temale botaanika ei ole niivõrd nagu lemmikala või põhiala, aga temale see leiutamise osas jälle tehnoloogiate loomine nii väga meeldis. Nii et piisab võib-olla, kui üks mingi võtmekomponent on sul tõesti selline, mida sa kaifid ja muud asjad võivad sinna juurde, sa võid õppida seda. Just. Kuidas su dirigendi oskused selle poti tegemisel kaasa näidanud? Teate, et ta on dirigendiks õppinud? Sa oled päris lõpetanud konservatooriumis? Jah, ma õppisin vanamuusika dirigendiks. Kas see kontoris sa teed nagu taimedele ka niimoodi? See pidi juba kusjuures töötama, kui Mozartit mängida. See on toonud kaasa mul võib-olla niisugust natukene tiimi juhtimise oskust, aga mitte väga palju. Okay. Mis on järgmine punkt, mis me teada saime? Järgmine on eelkõige selles, et meil võib olla see vahva idee, me valime mingi idee välja, aga kui me lähme guugeldame, siis me avastame, et tegelikult sarnaseid ideid on ühel või teisel moel olemas. Kuidas sina enda lahenduse puhul mõtlesid ta läbi niimoodi, et ta oleks piisavalt unikaalne, pakuks piisavalt palju midagi head juurde? No alati me peaksime leidma mingisugused punktid, mis meie toodet või teenust või meie lahendust teistest eristavad. Siin on küll oluline moment, et kui sellist asja, mida te mõtlete, maailmas kuskil olemas ei ole, kui te olete guugeldanud, otsinud igalt poolt ja sellist asja ei ole olemas, siis ma soovitaks võib-olla selle ideega mitte tegelema hakata. Näiteks Click & Grow'ga on sama lugu, et sellist toodet põhimõtteliselt ei olnud olemas ja täna meil on ülesanne sellele tootele luua turg, mis on tohutult raske. Ehk siis, kui teil on olemas konkurendid, siis see on selge märk sellest, et seda toodet või teenust vajatakse ja seda otsitakse. Ja nüüd on oluline leida selle toote või teenuse või idee unikaalsus. Mulle meeldib üks USA sandaalifirma, Reeds, kes on unikaalne sellepärast, et tulid välja, hakkasid tegema sandaale. Maailmas on tuhandeid, võib-olla kümneid tuhandeid sandaalitootjaid. Et kuidas teha veel ühed sandaalid ja saada sandaalide tegemisega edukaks. Nad vaatasid neid kliente, mida need kliendid teevad, kuidas nad neid sandaale kannavad, kus nad nendega käivad ja nad jõudsid nende sandaalidega mereranda tihtipeale. Üks pidev asi, mis oli see, et inimesed tahtsid oma jooke lahti teha seal mererannas, neil ei olnud avajat. Nad panid sandaalid alla, panid korgi avaja ja üleöö said Reedsid maailmas kohutavalt populaarseks.
ülihea näide. Ehk sinu jaoks siis samamoodi, kui neil on valinud, eks väga palju ideid oli siin ruumis sotsiaalsuse ettevõttes kedagi aidata. Ehk see, kui seal teised tegutsevad, teevad asju, on märk sellest, seal on vajadus ja seal on meil vaja leida, mida meil on, meie annetest ja kirjast lähtuvalt on unikaalset. Just. Lahe. Järgmine asi on see, et rahaline pool, kõik asjad maksavad, et neil noortel on oma ideede jaoks vaja ju raha. Mis sa selle kohta ütleksid neil? Mulle endale väga meeldib idee bootstrappingust, ehk siis tegemist, et teha asju ilma, et selleks välist raha vajatakse. See ongi bootstrappingu definitsioon. Just. Teha asju ilma teha asju ilma niisuguse välise või eraldi oma vahenditega siis nagu saab ära teha. Just. Okay. Kirjelda, kuidas sa seda teed siis? Et, nad siin tahavad mingi kontserdeid teha ja väga palju asju, laagreid ja... Et ma usun, et praktiliselt kõiki asju maailmas on võimalik teha ilma rahata. Ja tuleb leida lihtsalt see õige lahendus. Näiteks me täna teeme Click and Grow uut potti ja me ei taha selle jaoks kaasata väljaspoolt investorite raha, kuna see on hästi kallis, me peame neile palju rohkem lõpuks raha tagasi andma. Ja selleks me tegime esimese sammu. Me tegime paberist prototüübi. Papist värvisime ära, see võttis meil aega umbes pool päeva ja selle prototüübiga läksime meie tulevaste klientide juurde. Küsisime, kas nad tahaksid seda. Ja väga paljud neist tahtsid. Ja me ütlesime, et teeme niimoodi, et annate meile veerandi sellest ostusummast ja me anname teile selle poti vastu 6 kuu pärast. See on üks võimalus. Teine võimalus on minna tootjate juurde, kes sellist toodet või teenust juba arendavad või teevad või müüvad ja küsida toetust neilt. Ehk siis alati on võimalik leida raha välistest kohtadest. Näiteks kui kontserdid teha, seal on vaja mingid müüa näiteks mingid limonaadi, siis see limonaadifirma võiks maksta kontserdi korralduseks raha, et nende limonaadi seal müüdakse. Väga vahvad keskkonnad on ka, Eestis on selline keskkond nagu hooandja.ee. Pange kirja hooandja.ee. Ja niisugune maailma üks suurimaid keskkondasid on Kickstarter.com. Kickstarter ja mis nende ütle ühe sõnaga või 2 sõnaga, mida nad leiavad seal? Et keskkonnad on siis sellised, kus inimesed, kes on sinu ideest samamoodi vaimustanud nagu sina, on valmis seda ideed finantseerima või andma sulle raha. Hooandja.ee ja Kickstarter.com. Sa pead hästi vaimustavalt seal seda esitlema. Sa jõudsid iseenesest rahast rääkides seal ajapunktini ka, mis on alati nagu vaja läbi mõelda, et sa võiksid seda potti leiutada mitu aastat jutti, aga sa kirjeldasid praegu, et sa teed ta 1 päeva ära. Kuivõrd tähtis sa tunned üldse asjade ettevõtmisel see ajapiir on ja kuidas sina mõtled enda jaoks, kui kiiresti asju ära teha või niimoodi? Ajaline arvestus on hästi oluline, sellepärast et siis me saame arvestada, et kui palju meil kulub ressursse, kui palju meil kulub raha, kui palju meil kulub erinevaid vahendeid. Ja minu kogemus ütleb, et kui me mõtleme, et me suudame asja teha valmis 6 ajaga, siis arvestada tuleb vähemalt 2, enamasti ka 3 kuuga. Ehk siis korrutage alati oma ajaarvestus 2 või 3-ga. Ma soovitan seda tungivalt teha. Kuigi siin on üks oluline asi, et alati võiks mõelda sellistele asjadele, et kuidas seda ideed saada kohe, milliseid ressursse on mul vaja, et see idee viia ellu täna. Ehk siis, et me oma projektide kontekstis võiksime mõelda, et mida me saaks nagu kohe ära teha mingist sündmusest või kokkusaamist, tahame kontserti teha, äkki me võiks kohe elutoas mingi sündmus nagu see pott, et ma teen endale mitte plastikust, vaid papist poti, ma saan täna papist poti valmis teha. Sellega sa tegelikult saad selle juba vinge tunde kätte, mis julgustab sind edasi tegutsema, et saab mingi edu elamuse. Et see, ma annaksin ühe tähtaja ka, mis on meie jaoks selliseks orientiiriks, et mis ajaks meil peaks olema midagi juba ära tehtud, et kes meil hakkab päris toodet või teenust leiutama, siis nendel peaks olema selleks ajaks selline prototüüp valmis, kas või papist tehtud asi või niimoodi. Aga 11. märts on see kuupäev, mis ajaks peaks olema igal ühel näidata ette, me oleme midagi ära teinud. Peaks juba see esimene eduelamus käes olema. Sinna võib järgneda mingi suurem, mingi veel vingem asi, aga see on see kuupäev, mis endal silme ees hoida, et selleks ajaks me oleks teinud midagi sellist, mis me juba võime öelda, yes, me oleme selle ära teinud. Täpsemad tingimused Entrum.ee konkurss. Pane korra eelmist slaid, et nad näeks veel. Ehk siis kaldkriips konkurss.
leiame, jah, pärast on tööviikus, meil on eraldi viide veel. Kuule, aga siis me teame, et tegelikult, et meil oli vaja raha, mõtet, aega, kirge. Me räägime plaanist ka, et mida sa plaani tegemisest tead, kui täpselt peaks asjad läbi planeerima? No asjad võiks läbi mõelda võimalikult detailselt ja teha plaan nii täpne kui vähegi võimalik. Mul on endal see paha asi, et ma ei ole eriti hea plaanide tegija. Küll aga, mille ma olen ära õppinud, on niisuguse to-do listi pidamine. Ehk siis ma teen listi kõikidest asjadest, mida mul on vaja teha ja komponentidest, mis mu tootesse lähevad. Ehk siis, kui me alustasime Click and Grow tegemist, siis ma panin kirja kõik need asjad, mida mul on vaja teha, et see pott valmis saaks. Neid sai umbes 3000 erinevat tegevust, erinevat asja. Ja see annab teile nagu täpse ettekujutuse. Ehk siis näiteks, kui te tahate teha kiikhobust, siis te peate mõtlema, et teil on vaja vineeri, teil on vaja harjaseid, et teha hobuse saba, teil on vaja värvi, et teha hobuse silmi. Ja sealt edasi te kohe näete, et meil on vaja värvi, meil on vaja järelikult ka pintslit. Ja kui te vaatate oma koguseid, siis te mõtlete, et võib-olla te ei saagi pintsliga hakkama, et võib-olla teil on vaja hoopis mingisugust värvipüstolit ja nii edasi, et tehke endale niisugune kõige lihtsam to-do list või ülesannete list ja pange kõik võimalikult detailselt sinna kirja. Lahe. Meil on veel jäänud 2 punkti, mis me võtame kokku, meeskond ja partnerid, aga ma tahaksin teada, Tarja, kus sa oled? Tarja, kas meil on küsimusi või? Ma tulen sinu juurde, sa hakkad rääkima meeskonnast ja partnerit. Ma tahaks jõuda selle 3000-ni, kui ma vaataks mingi 3000 tegevusega listi, siis ma oleks nagu, et võib-olla homme. Aga ilmselgelt sa neid 3000 tegevust ei teinud üksi ära, või tegid? Ei, kindlasti on seal vaja abilist. Mille järgi sina valisid endale abilisi? Mille järgi sa otsustasid, keda punti juurde võtta? Mille järgi sa neid valisid? Mina valisin selle järgi, et ma tegelikult otsisin üles kõige paremad inimesed, keda ma teadsin, kes suudavad seda konkreetset asja teha, mida mina ei oska. Ehk siis otsige üles inimesed, kes tunnevad seda valdkonda, mida teie ei tunne. Nagu te nägite, ma ei tea suurt midagi aiandusest, aga meil oli olemas üks erakordselt hea aednik, kes teadis ka tehnoloogiast väga palju. Ja minu jaoks on hästi oluline selle tiimi või meeskonna kokkupanekul inimesi tunda. Ehk siis õppige neid inimesi tundma, minge nendega koos matkale, küsige nende kohta soovitusi oma sõpradelt, tuttavatelt või inimestelt, kes neid inimesi tunnevad ja veetke nendega aega koos. Ehk see kõhutunne peab olema hea. Ja et ta oskaks seda, mida sina ei oska tõeliselt hästi, et ta tooks mingit lisandväärtust. Kui me vaatame 9. punkti ära, siis võtame küsimuse või Alar, kuidas tundub? Teeme sellega ära, et kuidas see meeskonna ja partnerite vahel nagu, räägi ajujahist ka natuke, kuidas sina nagu, üks Eesti kõige olulisem ettevõtluskonkurss ju, ajujaht, mis nemad sulle andsid juurde? Ajujaht andis mulle ühe väga hea asja, selle sama asja, mida ilmselt kannab Entrum, sellise väikse võistlusmomendi. Ehk siis ma tahtsin ilmtingimata selle asja ära teha. Ja see oli ajujahi puhul üks kõige olulisem asi, et ma pidin sinna lõppu valmis saama. Et ükskõik, mis juhtub, aga ma pidin selle asja ära tegema. Ja sellised partnerid on ütleme, et hindamatud, aga kindlasti on vaja selliste toodete tegemisel ka palju teistsuguseid partnerid. Kui te jagate siin Galaxy Tabi, siis Galaxy Tabi tegemiseks on vaja läinud umbes 4000 inimest. Click and Grow lillepoti jaoks natukene vähem, aga et kuna meie tiim on väga väike, siis me ei saa kõiki neid inimesi endale lubada. Ehk siis me otsisime välja partnerid, kes saaksid meid niisugustes erilistes asjades aidata, näiteks elektroonikatootjad, ülikoolid, kes aitasid meil teha teste ja nii edasi, nii edasi. Et selliseid inimesi ja organisatsioone, kes aitavad, on väga palju. Ja need tuleks üles otsida. Kas sa soovitad ka neil kindlasti uurida ajujahi kodulehete? Absoluutselt. Ja partnerite koha pealt, mis oleks kõige olulisem sõnum sulle noortele? Otsige partnereid, kes saavad teid tänases situatsioonis edasi aidata. Järgmise sammuni. Kui te näete, et teil on midagi, mida te ise teha ei saa või mida te ise teha ei oska, siis otsige partnereid. Kihvt. Ma palun, et te nüüd rohkem ei saadaks sõnumeid, sest meil on üks ajapiirang siin, ma loen sulle ette 4 sõnumit, mis on tulnud ja proovin üks kiired vastused anda. Kui kaua võttis Matjasel selle idee teostamine aega, ma eeldan, et käib Click and Grow kohta küsimus? Idee teostamine võttis aega umbes 2 aastat, aga idee küpsemise võttis aega umbes 7 aastat.
Järgmine küsimus. Kui tahan väga osaleda Entrumi programmis, kui idee pole väga südamelähedane, kas peaksin ikkagi osalema? Tahan tõesti väga. Muide, Haraldil on ilusad põselohud. Siis kindlasti peaks. Haraldi pärast juba. Ehk kui idee pole südamelähedane, kas nad peaksid proovima siin? See on nüüd see asi, mis me ütlesime, kui kirge ei ole. Mina oma elus olen kogenud, et ei tasu tegeleda asjadega, mille suhtes sa kirglik ei ole. Ja ma soovitan seda ka teile. Just. Leia siis see kirg, mõtle midagi sinna juurde. Ehk tea, et siin ruumis on inimesed, kui sul veel ei ole ideed, mille üle sa kirge tunned, siis siin ruumis on inimesi, kelle on ideed, kes sa ajad meeskonda. Võta siit siiski see, et sa saad need koolitused, sa saad teada, kuidas seda teha ja sa aja jooksul leiad selle idee. Ja tegelikult selle iga asja elluviimise juures, oletame, et teete seal kontserti, seal on või teete mingit huvitavat uut disaini toodet või rallirada, siis on pisikesi asju, mida sa saad sinna juurde pakkuda, mingid asjad, mis sulle meeldiksid, et sa ei pea nagu põhitegevust tegema, aga sa saad alati mõelda, kuidas ma võiks lisaväärtust pakkuda enda huvidega. Et niimoodi vestluse kaudu ma usun, sealt läbi ideid. Mattias, mida sa teed, kui sa tunned, et jaksu ei ole edasi minna? Kuidas sa ennast laadi inspireerid ja uue energia leiad? Mind inspireerivad ja aitavad edasi meie tiimikaaslased ja meie mentorid ja neid on hästi palju. Ja mind aitavad väga palju edasi meie kliendid, meie reaalsed kliendid, kes lõpuks hakkavad meie toodet ostma ja tellima. Me üritame nendega võimalikult palju suhelda ja see on see, mis mind inspireerib ja edasi aitab. Aga kus sa alguses seda saab, kui veel kliente ei ole, kellele sa juba pakkunud oled, kes juba rõõmustavad, sest kui sa selle ära oled teinud, pärast sa loed neid kommentaare, kõik on vahva. Aga kuidas sa alguses seda lahengut saad, nii nagu meie siin, me nagu stardime need esimesed kuud, kust me siis võiksime ammutada endale seda head väge? No, ma arvan, et siin see keskkond, see sama keskkond siin, see Entrumi keskkond on väga inspireeriv. Suhelge, õppige neid inimesi tundma, kes siin saalis on. Et siin saalis on kümneid ja kümneid väga inspireerivaid ja huvitavaid inimesi, kellel on tohutult palju erinevaid ideid ja neid ideed võivad sinu ideega edasi areneda ja sind tegelikult inspireerida. Mind aitas tegelikult tõesti edasi väga palju ajujaht ja ajujahi meeskond ja kogu see seltskond seal ümber. Väga palju inspireerivaid inimesi. Kuule. Pärast Entrumit saab veel ajujahil edasi panna enda ideega. Ma tean, et täna, Harald, on nii, et meil tuleb töötubades, eks ju, koht, kus nad peavad harjutama oma idee müümist ja rääkimist ja tutvustamist. Ja töötoast harjutate seda, kuidas oma ideest niimoodi rääkida lühidalt, et ta oleks huvitav. Kutsutakse seda pitchimisest, see tuleb sellisest ingliskeelsest sõnast, mitte nõrga B-ga, vaid tugevaga. Ja mul tuli mõte, et kuna Mattias on igasugu konkurssidel ja üldse partneritele pidanud ka hästi lühidalt enda ideed atraktiivselt esitlema, äkki paluks, et ta demonstreeriks meile, kuidas üks äge lühike idee esitlemine käib. Kas te tahaksite kuulda? Oled nõus või? Okei. Ma olen küll viimasel ajal pitchinud inglise keeles, aga ma üritan seda eesti keeles lühidalt teha. Click & Grow arendab innovatiivseid taimekasvatuspotte, mis kasvatavad taimi ilma, et inimesed peaks nende eest hoolt kandma. Et ilma, et inimesed peaks neid väetama või igapäevaselt kastma. Kogu hoole võtavad enda peale meie pottides olevad sensorid, protsessor ja spetsiaalne tarkvara. Igal aastal visatakse maailmas ära umbes 30 miljardi euro eest toataimi, sellepärast, et inimesed ei suuda nende taimede eest hoolt kanda. Click & Grow on loodud just seda sama probleemi lahendama. Täna räägivad meist maailma suured meediakanalid, nagu Wired Magazine, Discovery Channel, New York Times ja paljud teised. Meie tooteid müüakse 40 riigis. See näitab väga selgelt, et meile tootele on nõudlus, et seda vajatakse. Meie eesmärgiks on järgmise aasta jooksul jõuda maailma suurimatesse kauplusekettidesse ja teha Click & Growst maailma number 1 taimekasvatus kaubamärk. Meil on 7-liikmeline meeskond, kes suudab lahendada kõik probleemid, alates taimekasvatusest ja lõpetades keeruliste finantsidega. Ja just selle meeskonna pärast usun ma, et me oleme oma eesmärgid võimelised täitma. Tähtsam, Mattias.
Nad ennem surusid kätt, sa oled tegija. See on kõikide noorte poolt. Aitäh sulle, Mattias. Suur aitäh, et sa jagasid oma kogemust. Ja pärast on Mattias veel siis IT-töötuas mentorina abiks. Need, kes IT-startup'e teevad, need saavad Mattias täna veel kogeda. Teeme Mattiasele ühe aplausi. Kuulge, aga mul on teile, kui te nägite Mattiasest seda, kuidas on juba üks vilunud tõeliselt pikka aega harjutanud pitchimist, idee teostamist, nüüd pikaaegse kogemusega inimene tutvustas, kuidas ideest rääkida, siis meil on täna teie jaoks nagu boonuspaketina, mis on, ma arvan, üks veel väärtuslikum kui väga paljud muud asjad, on meeskond, kes võitis eelmine aasta. Ja ma tahaksin, et Veni Vidi Vici, mis on õigesti? Tuli päris hästi, ja Veni Vidi Vici. Veni Vidi Vici. Tüdrukud, kes võitsid eelmise aasta hooaja, räägiksid, mis oli nende idee, tutvustaksid oma pitchingut ja räägiksid, kuidas neil läks ja te saate samamoodi samale numbrile, mis oli Tarjal, saata neile küsimusi. Tulge lauale ja teeme neile aplausi! Ole hea, vaata, kas see töötab. Kujutage korraks neid tüdrukuid eelmise aastases lõppfinaalis. Saal on paksult rahvast täis, Tartu Dorpati konverentsikeskus. President istub esireas, turvamehed on kõrval, vaatab. Ja trummipõrin ja kuulutatakse välja. Ja teie värisete seal saalis. Tüdrukud värisevad, kes see küll võib olla? Rahvas kõik hoiab tooli servast kinni. Oleks see mina? Ja siis tuleb hetk, kus on see keeruline nimi ekraanil, meeskond Veni Vidi Vici, tulevad, lehvitavad, pildid, auhinnad. Mis tunne oli võita? Super. Jaa, aga mis tunne tegelikult oli? Mis tegelikult oli, jah? Nii nagu oli. See oli tegelikult üks kergendus, sest et me olime nii palju vaeva näinud, me mõtlesime, et jess, lõpuks tegime ära. Tuli see, mida me ootasime. Et meie vaev nagu tasus ära. Me ei ootagi seda, me peame selle võitma, aga see, et nagu saada tunnustust sellest, et see oli hästi tähtis ja muidugi pisarad ja kõik tulid, et see oli hästi emotsioon. Võit ei olnud üldse nagu meie eesmärk, see oli lihtsalt lisaboonus. Mis oli see, mis teid sisemiselt pani nii palju tegutsema, et te ikkagi jõudsite selle tasandile, kus te tegite palju vingeid asju ära ja tõesti saite selle esikohauhinna. Mis pani teid sisemiselt seda tegema? Ma arvan, et konkurents, see on see, et kui oli nii palju teisi vingeid ideid, siis me mõtlesime, et me peame pingutama, me peame enda ideed arendama, peame tegutsema. Ja me tegutsesimegi, nägime vaeva ja lõpuks tulid esimesed vahetused ja vahetused kestavad siis tänaseni. Kui sa räägid vahetustest, paljud ei tea, mis on Veni Vidi Vici, ehk palun rääkige natuke lähemalt, jah. Nii nagu Mattis rääkis oma. Et me tegeleme siis Eesti-sisese õpilasvahetusega, kus võivad kõik osa võtta siis 7. kuni 12. klassist. Ja nii paljud on küsinud, et kust selline idee, aga tegelikult see sündis avasessioonil juba ja me lihtsalt tahtsime teha midagi unikaalset ja täiesti uut ning me arvame, et me teeme seda. Ja tegelikult see Veni Vidi Vici, see ei tähenda mitte midagi tohutut, see on lihtsalt ladina keeles Veni Vidi Vici, mis tähendab eesti keeles tulin, nägin, võitsin. Ehk siis te tulete meie programmi, näete Eestimaad, uusi inimesi, uut keskkonda ning võidate, ma usun, et eluaegse kogemuse. Väga loodan. Ja siis, kui rääkida sellest, et kuidas meie sellest ideest, mis sündis siis esimesel sessioonil, sai ellu viidud projekt või programm, see oligi, et meie aasta tagasi olime ka teisel sessioonil, olime ühtne meeskond, tegutsesime ühtse visiooni nimel ja meil olid hästi toetavad mentorid, kes uskusid meisse, andsid meile hästi palju kontakte ja lõppes asi sellega, et veebruaris saime oma esimesed vahetused tehtud ja nüüd tegutseme siiamaani. Palju teil siis praegu tehtud on? Me vaatame, meil on väikene abistav visuaal. Mis see meile kirjeldab? See kaart siis näitab ära, kui palju koole meil Eestis praegu siis on. Et need on siis kõikide koolide need logod. Ja nagu ma arvan, et te ilmselt kõik märkate, siis kuidagi see piirkond Lääne-Eesti on meil tühi. Ja siis me ütlemegi, et kes vähegi on huvitatud meie ideest, siis teisel korrusel seal messistendi juures on meie väike lauakene, kus siis saate infovoldiku, kus on kogu informatsioon sees. Liitunud on, ütleme, et 35 kooli praeguseks. 10 kooli neist on vene koolid.
ja kuigi hästi venekeelsed koolid siis jah, ja kuigi hästi paljud arvavad, et appi, et kuidas ma lähen sinna, kus räägitakse näiteks ainult vene keelt, et ma ei saa seal hakkama, siis me võime tuua teile palju näiteid, kus õpilased on käinud venekeelses koolis, kes ei oska eriti vene keelt, aga tulevad tagasi sellise väga võimsa emotsiooniga, ütlevad, et nad ei kahetse ja läheksid veel. Mitu nädalat nad olid seal muidu? 1 või 2. 1 kuni 2. 1 või 2, nagu täiesti teises keskkonnas. Mis on kõige suurem väärtus, mida noored saavad läbi teie vahetusprogrammi? Mis te olete tähele pannud, mida nad kõige rohkem ütlevad, et see on kõige parem asi teie idee juures? Ma usun, et iseseisvust. Ja mis on kõige suurem väärtus, mida te Entrumist olete saanud selle aastaga, nüüd kui te olete juba, reaalselt on juba rohkem kui aasta? Mina õppisin ennast väga palju tundma tänu Entrumile, et ma panin enda võimed proovile ja piirid paika. Ma arvan, ma sain enesekindlust hästi palju ja julgust olla kõigi ees ja teha midagi ära. Ja ilmselt ma arvan, et mina aasta tagasi polnud kindlasti see, kes ma olen praegu. Minu jaoks Entrum andis selle stardipaugu sellele, et ma saaksin teotahteliseks, et ma ei kardaks ja kui mul tuleb mingi idee, siis ma tegutsen ja usun iseendasse. Ma usun, et need on samad asjad, mis noored siin saalis tahavad. Kuna telefoni peale pole tulnud ühtegi küsimust, ma valutan ühe mikrofoni korra enda kätte. Kas keegi tahaks laivis küsida? Ma annan aja 2 küsimust, oleks võimalik küsida neilt ja ma soovitan hullult seda võimalust ära kasutada praegu. Sest nad on teinud täpselt ära kõik, mis teid ees ootab. Tõsta käsi ja kui ma ei näe, vaata süüa. Ole, tõuse püsti. Tervist. Küsimus on selle Vinni-Vidiitsi kohta. Kas oli mingi selline tagasilöök, mis viis mõtlemisele, et äkki jääb asi katki? Kindlasti võis tagasilöögiks olla see, et paljud arvavad, et õpilasvahetus ongi lihtsalt niimoodi, et õpilane ütleb, et ma tahan minna kooli ja me lihtsalt saadame ta sinna ära. Et tegelikult on sellega kaasnev hästi suur selline paberimajandus ja kuni vist veebruarikuuni oligi meil see, et meil oli idee olemas ja me lihtsalt pidime kogu aeg tegelema nagu nende lepingute ja kõige muu koostamisega. Ja siis me mõtlesime, et appi, et teised juba tegutsevad ja meie ei ole nagu kuskile veel jõudnud. Ja siis, kui me lõpuks märtsis saime selle esimese vahetus ära tehtud, siis me tundsime, et oli olnud nagu tagasilöök, aga samas nüüd tuli nagu tõus ja me võisime edasi tegutseda. See esimese asja ärategemine on kõige kriitilisem. Nagu ma ütles, rääkisin, et tee kõigepealt see üks pott valmis, me saaks kohe ja sellest tekib enesekindlust. Veel üks küsimus. Viimane küsimus, palun, käsi pisti. Väga hea vastus, aitäh teile. Ma ei näe, ja mina, kui sa oled 5, 4, 3. Tere! Minu küsimus on selline, kas te tegite ainult seda 3 või ka kaasasite mingit abi, et saite toetust mentoritena või muud sellist? Meil oli niimoodi, et alustasime 4, aga see aasta oli selline asi, et projekt on kogunud tuntust, on muidugi Entrumile ning meil on nüüd meeskonnas 9 tükki, kus on siis niimoodi, et 3 meist on nii-öelda mentorid ja 6 tükki on sellised, kes tegelevad ainult õpilaste vahetamisega ja 3 nii-öelda juhtkonna kuuluvad, siis nemad otsivad mõnda sponsorid, tegelevad turundamisega ja kõige muuga. Super. Aitäh selle küsimuse eest, kõikide vastuste eest. Te olete päeval siin, on pauside ajal on võimalus küsida kindlasti võimalust. Teeme Aitäh teile. Super. Aitäh, nii tubli. Aitäh teile. Nii. Arvad, mis nüüd rääksime, üldse ei juht vahepeal kuu ajaga. Tuleb hakkama ja alla tegutseda. Kallis. Okei, saan üle selle. Nii, kogu aeg juht. 161 ideed. Need päris 61 ideed. 161 ägedat ideed, mis teie peale sündiks. Nendest 5 sellist, mis meie keskkonda muudavad paremaks. Sellest 16 sellist, mis teevad meie elu midagi lihtsamaks, mingid pakuvad nutikaid lahendusi. Sellest 60 sellised, mis toovad meie elusse ilu, esteetikat, naudingut, rõõmu. Sellest 29 sellist, mis aitavad meie maailma turvalisemaks muuta, meie keskkonda natukene mõnusamaks ja loovad headust meie ümber veelgi enam. Ning 51 sellist täitsa vahvat teenust, mida välja töötada ja mine tea, võib-olla nendest midagi kasvavad sellised päris nagu
äriteenused. Järgmine kord meil on öösessioon, millest me räägime pärast veidi pikemalt, aga siis te saate juba järgmine kord teada, mis on üks, me toome teile näiteid ideedest ja nii edasi, aga praegu saite selle spektri teada, et kuhu jääb kõige rohkem. Aga järgmine slaid huvitab neid kindlasti. Korraks näitasin seda maiuskala. Pidara. Nii. Mäletate, me lubasime midagi loosida ja värki. Nii, ma tahaks väga täpselt teada, sest ma tegelikult tahaks õudselt seda endale sinna Samsung Galaxy Tab 10.1 EMT on selle välja pannud. Äkki me võime liituda selle tiimiga, kes selle saab endale? Jaa, et kas te laenate mulle seda või? Siis ma ei anna seda. Kes tahab seda? Ma tahaks päriselt teada. Kas ma hääle järgi võin anda või? Ma arvan, põselohkude järgi võiks anda. Habeme järgi äkki. Kuulge, aga ma tahaksin selle anda küll hääle järgi, aga siis see on ebaaus. Meil on üks kihvt meetod selle jaoks, meil on selline süsteem arvuti, mis loosib välja selle nimelt. Me loeme 15, oli 10 või 15? 15 sekundit, 15 sekundist kõik tiimi nimed käivad läbi ja siis see tiim, kelle nimi tuleb, sealt me kutsume välja ühe inimese ja siis tema saab selle endale. Aga selleks, et põnevust üleval hoida, oli meil veel vahepeal, mida me lubasime välja loosida. Käisin ka mina eelmine kord ringi ja korjasin autogrammid kõigil, kes veel mäletab, lehvita käega, kui sa korjasid ka. Lehvita käega, kui sa panid Facebooki sinna üles, osalesid loosimises. Nii, jäta nüüd käsi niimoodi. Kui te nägite, ma tahaks seda, kes panid selle Facebooki üles, et osalesid loosimises, päriselt tõsta käsi. Vaata nüüd saalis ringi, kui vähe on käsi, mis tähendab, et järgmine auhind läheb ainult nende vahel loosimisele. Kui te oleks kõik seda teinud, siis oleksite kõik võimelised, nii et šansid on päris head. Ja mul on siin tulnud varasemast loosimisest 2 nime. Kas ma ütlen esimeses? Oota, ja mis nad saavad üldse? Mis nad saavad või? Sellele ma ei mõelnudki. Jäätist saavad ja nad saavad jäätise pärast enda nime järgi kohvikust kätte. Kus on jäätis? Me ei hakanud seda vist üles tooma, et muidu see sulaks ära. See on Entrumi spetsiaalne jäätis, Entrumi maitsega, Palbinovalt välja pandud, kinni pakitud. Siin on, tundub päris palju, see kaalub umbes mingi 5 kilo. Selle võiks ringi lasta pärast. Sa saad seda tiimiga jagada ja siin on 2 tiimikarpi, nii et sa saad tiimikaaslastega jagada ja siis kui me kutsume su lavale, siis pärast meie vabatahtlikud viivad need jäätised alumise korruse külmkappi ja pärast nad ütlevad minu jäätis. Oota, aga nüüd, öelge, jätke nimed ka meelde, et nad õige nimega ütleks. Ma ütlen esimese nime. Tavai, kes on? Esimene võitja on, kes saab endale jäätise kasti Entrumi kleeksudega, trummipõring 3 minutit järjest ja ma ütlen, see on Helen Tammeveski! Palume lavale, Helen Tammeveski! Ja samal ajal me teeme ka teise inimese, mõlemad tahaks lavale. Ja teine inimene, kes saab endale eriti suure jäätise paki, on Inger-Liis Einson! Energia, Inger, jooksuga. Mis sa plaanid teha sellega? Sööd ära. Tervisi, ma sain vähemalt kallistatud seekord endale. No sa võid anda jäätist. Aitäh sulle. Ja vabatahtlikud aitavad viia need külmkappi, kui te just kohe krõbistama ei taha hakata. Ma küll meelsasti võtaks natuke. Kuulge, Samsung Galaxy Tab. Selle vastutuse ma võtan enda pealt ära ja ma tahaksin teile tutvustada ühte oma lemmikinimest. See on nagu nii äge inimene, ja miks ta nii äge inimene? Seepärast, et see inimene on visionäärina kõige selle taga, mis siin täna toimub. Ta on Entrumi ema ja Entrumi süda ja veresooned ja aju ja kõik tema on Entrumi tegevjuht, see naine, kes on teinud selle võimalikuks, mis teil täna siin on. Seega ta väärib kogu südamest tulevat aplausi. Ma paluksin teil kutsuda lavale Tarja Saar. Jau. Meil ikka vedas sind siia lavale saab. Tarja, ma annan sulle mikrofoni ka korra. Ma usun, et äkki sa tahad midagi öelda. Mina tahaks kuulda midagi. Kuidas sulle muidu meie uus tiitel meeldis? Mis me andsime sulle? Siis me hakkamegi nii kutsuma. Entrumi ema. Selle peale tahaks teid tervitada. Tere, Entrum lapsed! Mul on tõesti väga hea meel teid täna siin tervitada, nii ka selle üle, et te osalete Entrum programmis, sest ma usun, et väga paljude teie jaoks see kujunub stardiplatsiks ja hüppelauaks, et selleks, et kõik, mis toimub edaspidi teie elus, saab olla edukas ja toob teile edu ja rahuldust ja tunnustust. Aga mina olen täna siin selleks,
et me saaksime siis lõpuks välja loosida ühte põneva asja, aga enne seda ma tahaks veel kord öelda teile, et te olete ülemalt tublid ja ma tahan, et te teete endale aplausi. Sest Tarja, Entrum on täpselt samamoodi, kõik see sama ju, idee, plaan, meeskond, kõik need punktid, vaadake, kui suure asja on võimalik teha. Tema tegi pisike tüdruk, vaata, mis ta ära tegi, te suudate kõik teha täpselt samase asju. Absoluutselt, aga mis ma tahan öelda on see, et ilma oma meeskonnata ma ei saaks hakkama. Alar, Harald, kõik need mentorid veel korra, teeme nendele aplausi. Mentorid, aitäh teile! Ja hakkame nüüd pihta. Oota, kas olete valmis? Me saame koos lugeda. 15, 3, 2, 1 ja läks. Oota. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heategevuslik kontsertuur, duetid kuulsustega. Stereos. Ja kes on, oota, kohe teeme aplausi, saame nime ka. Kohe ütleme ka nimed. Ja selle idee autor on Kristiina Liiv. Kristiinale aplaus! Kristiina, tule lavale, kus sa oled? Tarja. Mikrofon, kus on mikrofon? Mis tunne sul on? Päris natuke. Aga päris lahe on ka, kas sa võidad tihti asju või? No nüüd hakkad võitma. Mul päris halb päev täna olnud, aga... No näed. Aga nii elus ongi, alati kui sulle tundub, et kõik on seal samuses, siis läheb alati paremaks. Kas sa tahad ühte lauset kuulda, mida minu ema ütles mulle või? Nii. Ta ütles mulle, tead, Alar, kui sa oled kaelani sitas, ei tasu pead norgu lasta. Seega alati läheb paremaks. Tubli, teeme Kristiinale veel aplausi, aitäh teile. Kristina on hästi tupli, aga ma praegu siin tabelis teda nime otsides nägin seda ja muidu vastates sinu küsimusele, et mis teha siis, kui see idee, mille pärast ma siin Entrumis näiteks osalen, ei ole päris see, mida ma tahaks, on ja et teil on see unikaalne võimalus. Teie seas on hästi palju neid inimesi, kes üksinda praegu on käinud välja oma idee ja kindlasti otsivad enda meeskonda neid innustunud ja talendikaid inimesi, kellega koos seda teha. Et teil on aega kuni 5. jaanuar tegelikult üles otsida sellised inimesed. Kui te lähete töötuppa, siis kindlasti vaadake ringi ja suhelge inimestega, et kindlasti on olemas see võimalus ühenda just selle meelepärasema ideega. Aitäh teile! Aitäh Tarjale! Kes veel oleks tahtnud olla siin ees ja saada selle mõnusa auhinna lehvite käega? Oota, mis sa nüüd Aaralt siin mõnitad või? Ei, ma just ütlen, meil on kõigil võimalus. Mäletate, kui ma rääkisin seda, kus president istus esireas ja suur tseremoonia oli. Sama asi tuleb meil ka siin Pärnumaal. Maikuus, 3. mail on siis see üleandmine ja seal valitakse välja valdkondade kõige silmapaistvamad projektid ja nii edasi. Peaauhind on president. Jah, 1 päevaks. Et teil on tegelikult kogu selle tegevusega, mis te nüüd hakkate tegutsema, on võimalik siia lavale tulla veelgi vingemate tunnustuste järele ja see on kõik teie enda kätes, teie enda teha. Aga et see kõik saaks nüüd juhtuda, me lähemegi töötubadesse, sest nüüd on vaja ju õppida seda, kuidas ideest teha tulemus ja te saite nüüd 9 punkti teada ja ma kutsuksin siia lavale mõned inimesed, et appi, et te näeks ka oma koolitajaid. Ma kõigepealt palun, et ja ärme veel teile aplause me teeme, kui nad on kõik koos laval. Ma palun, et siia lavale tuleks korraga, ma ütlen kõiki teie nimed. Mattias Leppoleja, tule lavale. Hannes Lents, tule lavale. Piret Jeedas, tule lavale, palun. Siis on Kaire Valge. Ja Maili Vinn ja härra Harald Lepisk, palus, kus te olete, tulge lavale. Nii väga hea. Tulge siia rambi valgusesse. Need on teie koolitajad. Nüüd võib teha aplausi.
ja kuidas see kõik nüüd hakkab olema, nagu eelmine kord, käsi tissi peale, seal, kus on mummu, piilu näppude vahelt, mis mummu peale kirjutatud on, ja siis, kui sa leiad sealt mummu pealt IT ja inseneeria, siis teie lähete koos Mattiasega ja koolitajatega Hannes Lents, kes on Hannes? Hannes Lents ja Mattias viivad teid siis, teil on trepist alla esimesel korrusele, vist igat mõlemast uksest saab, aga see on sealpool, eks ju. Sealpool all on aeg minna, teeme kõikidele, kes nendega lähevad töötuppa, suure aplausi. Teie lähete ees ja noored tulevad teiega järgi. Kõik sinna, praegu tõuske püsti, kes nendega koos lähevad. IT ja inseneeria, nii osalejad kui ka mentorid, teie siis lähete koos Hannese ja Mattiasega alla esimese korruse ruumi ja algab teie töötuba. Need on need noored, kellel olid ideed, siis tegelikult IT-valdkonnast. Täna, nagu te näete, juba on kõik palju spetsiifilisem kui eelmine kord. Nüüd, mis mummu järgmine on? Nii, pane käsid siia peale, piilu. Järgmine mummu, kui sul on seal sotsiaalne ettevõtlus peal, siis sina lähed koos Pireti Eedasega, lehvita Piret, ja te liigute koos Piretiga 3. korruse foajeesse, ehk siis lähete treffist ülesse ja liikuge palun Pireti järele. Ja teeme neile aplausi, et nad oleksid jõudu ja särtsu täis. Mis te arvate, kumma ma järgmisena ütlen? No vaatame, piilume. Järgmisena lähevad ideid arendama need noored mentorid ja külalised, kellel on mummud hoopis, mis asi? Teenuste majandus ja ökomajandus ja teie lähete koos Kaire Valge. Kaire, see pisik armas Kaire, viib teid kohe kõrval olevasse kammersaali. Kammersaal on kohe siin ukse taga kõrval. Siin samal korrusel uksest välja paremat kätt kammersaal, teenuste majandus ja ökomajandus. Ja meil on jäänud veel loomemajandus, disain, meedia, kinoteater ja loomemajandus, muusika ja festivalide korraldamine. Teie olete siis koos Mailiga ja koos Haraldiga. Nii, tere! Ja meie jääme siia samasse ruumi. Teeme endale Maili ja Haraldina. Ja me stardime kohe mõne minuti pärast. Vaata, et sul on enda meeskonnakaaslased sinuga lähiümbruses niimoodi, kes soovib, võib natukene ettepoole tulla. Kuidas üldse nad võiksid istuda? Kas nad võiks olla kõik ees või ruumis laiali? Me hakkame kohe neid jagama. Me hakkame kohe natukene jagama ka, aga kui sa leiad, et on mingi ägedam koht, kus sa tahaks olla, istu sinna ära, et siis saame toimetada. Ja alustame mõne minuti pärast, seni kuni meil siin organisatoorsed tegevused saavad korda. Tarja. Pitsimine jääb mõtlemise pitsimise veel. Me jagame kõigile sellised töövihikud kätte ära, et teeme selle sagimise ära, siis me teeme ilusti alguse ja kõik ärgib puha. Et meil liiguvad meie abistavad tegijad ringi ja jagavad iga ühele siis sellise töövihiku, mida te hakkate meeskondades täitma. Ja me stardime kohe minuti paari pärast, kui on kõigil ilusti need käes, räägime, mis läheb edasi.
Mulle tundub, et te jõuate kiiremini jagada neid, kui te annate iga rea algusesse ühe portsu ja rida saadab ise edasi. Mis silt seal? See, nüüd praegu sinu. Okei. Aga kus sa peaksid olema? Nüüd sa pead tegelikult meelde. Kus see vahetuspult on? Sul töötab ka? Jep. Pastakad puuduvad. Kellel veel pastakas on puudu, lehvite käega? Kas meil on mingeid pastakavarusid? Kas meil on mõnda pastakavaru? Kõige tähtsam oleks see, et kindlasti iga meeskonna peale oleks üks kirjutusvahend, sest seda töövihikut on võimalik täita ka niimoodi, et meeskonnas üks inimene ainult täidab. Aga ta on lihtsalt iga ühele jagatud, et sul oleks võimalik ise kaasa mõelda ja sa näeksid juhendit. Et vaadake, et vähemalt igas meeskonnas oleks üks pastakas. Kas kellelgi on puudu veel töövihik, annab käega märku? Kellel on töövihik puudu? Siin eespool on veel töövihikuid puudu. Töövihikud on siin puudu, tüdrukutel. Hoia käsi üleval on, kui on veel. Toimetame need tehnilised asjad alguses ära, siis me saame startida. Kellel veel pastakas oli puudu meeskonnast? Okei, ma lähen nagu otsin teile pastakaid. Aitäh, Alar. Alar läheb kohe seal, kus kohvikust jäätist küsib, siis ta ütleb, need on minu pastakad, andke siia. Ehk lepime kokku, et hakkate ikkagi pihta ja kui ma lähen, toon kuskilt pastakad. Tere tulemast siis tänasesse töötuppa. Jätkan täiesti uues rollis koos Mailiga. Tervist. Ja meie oleme need juhendajad, kes hakkavad teiega järgmistel sessioonidel edasi toimetama. Mina olen eelkõige selle kino poolega. Täna näed, ei saanudki väga palju filmi teha, nii põnev oli pealaval. Maili, mis valdkonda sina ohjad? Disain, festivalid ja erinevad tooted, teenused. Muusikaürituste korraldamised ja need kõik. Ja meie oleme täna siin selleks, et aidata sul enda meeskonnaga natukene konkreetsemaks, küpsemaks nii-öelda unistus läbi mõelda. Me käsitleme neid samu asju, millest me rääkisime Mattiasega, mäletate need 9 sellist põhipidepunkti ja mõtleme läbi enda ideede najal need kõik täpsemalt. Me ei ole täna siin üksi Haraldiga, ehk siis meid on veel siin tähtsaid peale meie koolitatele. Meil on kohalikud maakondlike arenduskeskuste esindajad, ehk siis meie juures on Saaremaa arenduskeskuse esindaja Tiia Naagel. Tiia? Jaa, kus sa oled? Tiia on seal nurgas, vaadake, Tiia lehvitab meile, meil on Tiia. Ja meil on ka veel Viljandi maakondliku arenduskeskuse Kairi Aung. Kus on Kairi? Kairi on seal taga, olemas. Aplodeerime. Super, meil on 2 lausa maakondliku arenduskeskuse esindajad. Kes meil veel on? Meil on kindlasti mentorid. Yes. Mentorid on siis need, et meil on täna, meil päris igale meeskonnale ei jagu mentorit, aga umbes iga 2-3 meeskonna kohta on üks selline mentor, sest meil täna ei ole kõik mentorid kohal, mõnikord on neid rohkem, mõnikord vähem. Kuidas me selle jaotuse teeme? Kuidas me aitame meeskondadele leida üles endale üks äge mentor täna? Mis te arvate, kui me teeme nii, et me ütleme mentor tõuseb püsti ja siis me hästi kuulame hästi vaikselt, püüame vaikselt olla, et saada teada, kas meie meeskond on selle mentorile mõeldud või mitte. Sobib teile see? Ehk siis ma ütlen mentori nime ja siis teie kuulate, kas teie idee on tema nimekirjas või mitte. Sobib? Et sa loed lihtsalt idee nimed selle mentori juurde? Jaa, ja ütlen võib-olla ka, et kust piirkonnast on see
mõte siis? Kuidas me teeme, kas me hakkame nagu kohe sagima, kui nad tunnevad ära, kes mentor on, või jätad näo meelde ja pärast liigume siis mentorile lähemale kuidagi? Peab vist sagima hakkama? Või? Et kui me sagime, siis teeme niimoodi, et teised veel kuuleksid, aga teeme niimoodi jah, et mentori lähiümbrusesse näiteks liikuda või niimoodi, et need, kes on kuidagi seotud, meeskonnad ja mentor ise tõusevad püsti ja siis nad vaatavad, kus kõige rohkem on, sinna lähevad nagu vähesemad, kes on üksikumad kuskil. Nii, meie esimene mentor on Anette. Anette, kus on Anette? Siin. Nii, noored, vaadake, Anette on seal. Ja Anette juurde lähevad sellised projektid nagu noorte avastamata kunstnike näitus Saaremaalt. 5 noort peab olema sealt olemas, väga hea. Teine on Q-FOMO päev. Kas on Q-FOMO päev Viljandist? Olemas Anette juurde ja kunstipark Viljandist. Kunstipark. 2 noort Viljandist. On kunstipark olemas? Jee, Anettele. Vaata, Anette ümber tulge siis. Egon Ligi. Mentor Egon Ligi. Kus on meil selline seltskond nagu Free Art? Pärnust. Free Art. Egon, Free Art, saage tuttavaks. Mauk Films. Jee, Mauk Film on olemas. Ja graffitiga värviliseks. Graffitiga värviliseks. Puudub või on olemas graffitiga värviliseks? Väga hea. Andke käega märku siis, kas te olete olemas või mitte. Väga hea. Järgmine on Eilike Maarand mentor. Eilike olemas. Ja Eilike seal on sellised filmiga seotud teemad nagu Y ja A Films Harjumaalt. On olemas? Lühifilm Saaremaalt. 3 inimest. Lühifilm Saaremaalt. On selline punt olemas? Okei, aga lihtsalt film Viljandist. Lihtsalt film. Filmipundid on täna koju jäänud. Okei, me mõtleme veel, aitäh sulle praegu. Siis on sellised mentorid nagu Gerli Puusild ja Aivar Haller. 2 kohe, nägite, 2 inimest on kohe siin olemas teie jaoks ja teil on sellised toredad üritused nagu tegude kalender. On siin selline punt nagu tegude kalender? Käsi püsti. Jee, tegudele pole kalender. Minge liikuge mentorite juurde. Ja järgmised on veel, mis me siin veel näeme, Halloween Fest. On Halloween Fest kohal? Ei ole. Siis noorte heategevuskontsert Pärnus. Pärnu noorte heategevuskontsert. On kohal? Mentori juurde. Nii. Siis järgmiselt lähme edasi Rõõmufestival. On Rõõmufestival kohal? Või on nad nii kurvad, et nad ei jõudnud veel? On olemas või ei ole? Käsi püsti ja mentori juurde. Nii. Olemas. Ühesõnaga, Halloween Fest on puudu, ma saan aru. Olemas, väga hea, kõvemini häält teha, ma olen vist Hanne, mentor Hanne Legend. Olemas, väga äge, seal taga lõpus. Ja Draamaklubi Eestisse, kellel on selline punt. Olemas ja pillide tutvustus lasteaialastele. Pillide tutvustus lasteaialastele. On selline olemas, ei ole? Hetkel ei ole. Okei, lähme edasi. Järgmine mentor on Hedi Konrad. Hedi lehvitab ja sellised nagu Viljandist on pärit noorte ajakirja mõte. Viljandi on noorte ajakiri. Jee, olemas. Hedi, noored. Ja ajakiri teismelistele tüdrukutele. Saaremaalt. Saaremaalt. Kas on Saaremaa kohal? Noorte ajakiri teismelistele tüdrukutele. Ei kuule? Ei ole vist. Ühesõnaga, Hedi, palun minge mentori juurde. Kui keegi on veel ajakirja tahab teha, võib alati Hedi juurde minna, et siis on nagu pundis. Nii, järgmisena on meil mentor Ilme Õunapuu. Ilme on seal ja tema juurde üks lõbus ja tore ansambel Saaremaalt. Üks lõbus ja tore ansambel. Olete olemas, lõbusad? Juhu! Nii, tuleme siis Ilme juurde ja siis on veel heategevuslik kontsert Muhumaal. Ta on noored pärit. Kas Muhumaa noored on täna jõudnud? Heategevuslik kontsert. On või? Ei ole. Siis läheme edasi, on muusikuid hõlmav võrgustik Saaremaalt. Äge. Ilme juurde, palun. Nii, läheme edasi. Indrek Anepa. Indrek on olemas, super. Ja tema juurde, see on raske, Mirembe Kleepsuud. On olemas, yes, Indrek juurde. Ja I Love Estonia.
kus on selline projekt? Väga tore, Indreku juurde. Lähme edasi. Ivari Niinemäe. Ivari, olemas, väga hea. Ivari juurde tulevad sellised noortebändide kohvik Viljandist. On kohal? Ei ole. Ei olnud. House of Music. Pärnust, üks tüdruk või poiss. Ja Pärnu rokikohvik. Rokikohvik ja Ivari on praegu olemas. Tore. Kas selline mentor on jõudnud nagu Kait Lukka? Kait on olemas, väga hea. Kas selline grupp on meil ka olemas nagu tantsuvõistlus toetamaks puuetega? Väga hea. Ühesõnaga, minge Kaidi juurde, Kait võtab teid vastu seal. Noored on siin, Kait. Nii, Kadri Ingrid Lilles on meil järgmine mentor. Kadri ja Ingrid on olemas ja sellised kiftid punnid lähevad sinna nagu Põnev noortepark. Pärnu noored on seal mõelnud. Olemas, väga õige koht valitud. Järgmine on Kuressaarde rohkem häid kinofilme. Olemas, Kadri Ingrid lehvitab neile. Lähete mentori juurde ja kolmas punt on veel Kino peab saama. Hiiumaalased. Kus on Kino peab saama? On olemas selline punt? Kino peab saama. Siis Kadri Ingridi juurde minna. Nii, Kino peab saama, Kadri. On olemas. Nii, järgmine on Kristi. Selline mentor nagu meile Kristi Schumann. Kristi on olemas, väga vahva. Kas on olemas ka selline idee nagu kunsti- ja disainilaager Viljandimaast, Pärnumaalt ja Hiiumaalt? Olemas. Ja järgmine on Arting Group Viljandist. Näed see Kristi juurde, olemas, väga hea. Kristjan Arunurm, meie mentor, Kristjan, oled sa olemas? Kristjan on olemas. Hiiumaa pundid sinna siis. Noored teevad ise. Noored teevad ise Hiiumaalt. On Hiiumaa punt selline kohal nagu noored teevad ise? Ei paista praegu, okei, aga siis teha Hiiumaa noortele rohkem üritusi. Olemas, Kristjan võtab siis selle pundi. Järgmine inimene nagu Krõõt Tarkmeel, mentor ja Kristi Hints, kahekesi. Ja nemad jagavad kahe peale ära sellised pundid nagu Teeme pilti Saaremaalt. Saaremaalt teeme pilti. Kas on kohal? Ei paista. Fotograafia ja interneti olulisuse, interneti ohutuse laager. Selline kihvt laagri mõte. Fotograafia laagrit teha ja need on Saaremaalt, üks tüdruk tahab seda teha. On ta kohal? Tüdruk või poiss? Poiss äkki? Jah, on küll. Sina esindad teha? Nii, nende tüdrukute juurde, siis meie mentorite juurde. Siis on järgmine punt nagu pildistamine ja laulmine Viljandist. Pildistamine ja laulmine Viljandist. Keegi, üksik. On ta siin koha peal? Ei ole. Ja siis on veel selline, jälle raske nii, Kennert Tamm Photography. On olemas Kennert siin? Kennert? Praegu ei tundu olevat. Okei, vaatame siis, mis seda saab. Leelo Alunurm. Väga hea, Leelo on olemas. Kas ka mentor Leelo on olemas ja vaatame noored, kas on selline ka strateegiamäng. Strateegiamäng on kohal. Lehvita, kui on kohal. Üks on või? Üks liige ei ole. Aga projektvõrk. Ikka, yes. Tublid. Liikuge Leelo juurde. Järgmine on Mall Raig. Mall on seal. Ja Malli juurde lähevad selline nagu Eesti parim koolilaul. On selline meeskond siin. Siin, väga hea, Malli juurde. Ja Dare to Dance, Pärnu. Pärnu punt nagu Dare to Dance. On olemas? Või ei ole? Ei ole. Ja kolmas, noortebändide konkurss Pärnust. Keegi soovib teha üksinda. Mine ka Malle juurde, väga hea. Margit, mentor Margit. Nägin küll Margitit, Margit olemas, Margit lehvitab sealt, ilus roosa. Ja need emme juurde liiguvad ülemaailmse tänavatantsuürituse eelvoor Eestisse. Yes! On olemas? Yes! Äge. Pärnumaalt siis nemad. Järgmiselt võtame, Margit ootab enda juurde ka Ulatame käe läbi meloodia. Yes! Olemas Pärnust ja Viljandist, sest ma saan aru, punt. Nii, Margit on oma noored leidnud. Margita on olemas. Kas on selline muusika- ja tantsulaager Hiiumaa seltskond? Meie, okei.
aga selline seltkond Saaremaalt nagu noorte teatri- ja laululaager. Olemas. Margita juurde siis. Väga hea. Meelis, mentor Meelis. Meelis, just siin, väga hea. Nii noored vaadake, sellised eriti, kui on nähtav Vahtrileht. On nähtav Vahtrileht siin? Hetkel ei ole nagu näha. On ta siin või? Seekord ei ole edule jõudnud, okei. Aga vibu valmistamine on selline. Väga hea. Ja Meelise juurde siis. Järgmine, Oliver Lehtmets, mentor Oliver. Härra Oliver on olemas. Ja jälle üks raske nimi. Pärnust keegi tahab teha Oktagon. Siin. Nii, Oliveri juurde. Ja Eesti kuulsaks on selline punt, mis läheb veel Oliveri juurde. Kas on selline nagu Eesti kuulsaks? Jaa, Oliveri juurde. Aitäh. Järgmine armas mentor on meil Piret Koorep. Piret. Olemas. Kas on selline meeskond ka olemas nagu Umbrella? Jep, olemas. Väga hea. Ja selline tüdruk nagu Laura Ehted Turule. Laura, oled sa olemas? Väga hea. Piret ootab sind. Nii, Raimo, mentor Raimo. Olemas. Noorte ajakiri, Paikuse põhikoolist on mõeldud. Nüüd te saate lõpuks liikuda. Ehk siis Raimo juurde ja järgmine veel üks üritus on, kes Raimo ootab veel sellist seltskonda nagu tervisliku toitumise ja spordilehekülg. Olemas. Raimo vaata, sul on 2 tüdrukute gruppi. Fantastiline. Nii, järgmine mentor on Tiia Randma. On Tiia siin? Tiia lehvitab, noored vaatavad. Ja selline punt nagu noored tööturule Pärnust ja Viljandist. Nii, leidsite Tiia? Tiia, äkki sul oleks võimalik siia ettepoole tulla? Maili suunab kõik sinna taha otsa ära, aga siis on hea, kui on natukene vaba ruumi enda ümber, et siis te saate pärast enda mentoriga vestelda paremini. Ja hea, kui õige. me lähme nendesse paikadesse, mis on hõredamad. Ja Tiia ootab veel riidepood E ja M. Kas on selline organisatsioon siin? Olemas. Näe, Tiia, sinu projekt. Kas on selline mentor meie juurde jõudnud nagu Tõnu Koldits? Tõnu? Ei ole. Kas meil on mõni mentor üle? Kellel ei ole veel meeskonda? Kas on mõni mentor, kellel ei ole veel ühtegi projekti? Kas on mõni mentor, kellel on ainult üks projekt? Anna käega märku. Nii, Ivari, palun tule oma meeskonnaga siia poole ja otsime selline nagu telesaade talendikate noorte leidmiseks. On siin olemas telesaade noorte talendikate leidmiseks Viljandi ja Pärnumaalt. Väga hea. Ivari võtab teid ka veel enda tiiva alla. Tulge siia poole. Siis on veel selline nagu auto- ja motofestival. Auto- ja motofestival on olemas. Nii, kas sa võtaksid? Jah, enda tiiva alla. Auto- ja motofestivali. Väga hea. Siis on suvelaagrid Pärnus. Pärnu noored. Kus on suvelaagrid? On selline punt olemas nagu suvelaagrid? Yes. Kellel mentoritest on veel vaba käsi, kes tahaksid laagritega tegeleda? Yes. Näed sa olemas. Punt on olemas leitud. Näe, lehvitud. Kas nad mahuvad sinna taha või on teil eespool parem ja olla? Eespool on ka ruumi. Lähme ettepoole, muidugi tulge ettepoole. Lahe. Nii. Seal on üks tsoon ja seal ka. Nüüd on selline teema, et kes ei ole endale mentorit leidnud? Anna käega märku. 1, 2, 3. Hoiage. Mis idee teil oli? Kuidas? Dare to dream. Okei, olemas. Oota, ma ütlesin kohe, kus ta... Äkki ma ütlesin Dare to dream. Olemas. Mall Raig. Mall, oled sa siin? Nemad ootavad veel sind. Ma panin vist Dare to dance sinna. Äkki. Dare to dream. Väga hea. Kes on veel puudu? Nii. Kuidas? Ansambel. Millel nime pole? Kes tahab ansamblit võtta? Mentorid. Kes on bändimees? Siia, näed sa? Väga lahe. Nii, kes on veel ilma? Liituda tahaks. Kus oli ajakirjad enamasti? Millises punti? Kuhu läksid ajakirjad? Meil on siin üks ajakirjatiim veel, kes tuleks. Mis teil oli ajakirjad, eks ole? Et siis ühinege. Kumbas ägedamad on? Aga minge selle bändiga liituge. Siis pigem siia, kui on ainult üks tiim.
Nii. Näita veel käega, kellel ei ole. Kellel ei ole veel? Hüüdke, mis ideed teil on? Kontserttuur. Ja mis noored te olete, kust te kandist? Saaremaa kontserttuur. Nii, kes tahab kontserttuur? Siia, näed sa, seal on lausa nõudlus. Siin on treeni mind trimmi. Kas sa hõikasid seda tiimi juba välja? Ei. Kes tahaks treeni end trimmi? Raske sõna, aga spordialane selline tegevus. Milline mentor võtaks ühe noormehe? Seal oli üks käsi. Näe, olemas. Sa oled valmis võtma, jah? Leelo juurde läheb. Treeni mind treeni. Leelo, lehvita, seisa. Nii. Kas veel keegi? Kas on veel mõni meeskond, kellel ei ole mentorit? Mentorit ei ole saanud. Olemas on kõigil. Nii, meil on nüüd 2 noort. Tulge lavale. Kes on praegu, kelle ma saan aru, et on meeskond lahku läinud, aga nad tahavad siiski jätkata Entrumis, ma saan aru. Ja tulge nüüd rääkige kiirelt, mis ideed oleks või kellega te tahaksite liituda. Kust te pärit olete? Nii, noored on Pärnust. Mõelge, äkki teie meeskond on vaja kedagi Pärnust. Ja mis teie huvi on? Et hästi lühidalt öelda, mida te ägedat tahaks teha, äkki keegi võib hõigata, et okei, tulge meile. Me tahaks liituda selle noortebänd Pärnus selle grupiga, kus oli ainult üks liige. Tüdruk oli see vist. Kas sa võtaksid need tüdrukud enda juurde, noortebänd Pärnust? Näe, seal olemas. Oota, kui lihtne kosa sobitamine tänapäeval on. Tuleb vaid öelda ja teha ettepanek ja siis toimib. Kas meil on nüüd kõik paaritamistegevused tehtud? Jaa, jess. Sobitumine. Päris raiutöö. Me võttis ainult aega see 20 minutit, aga vähemalt on olemas. Ma räägiksin korraks ülevaatlikult, kuidas meil töötuba hakkab toimima ja siis Maili võtab esimesed etapid ja nii kui ma näen, et Mailil hakkab jõud raugema, siis ma ronin jälle ise lavale teen ja siis kui Mailil näeb, et mul hakkab jõud raugema, tuleb tema. Et see on meil strateegia. Mis täna toimuma hakkab, on see, et me mõtleme enda idee küpsemaks. Teil on kõigil nüüd mentorid nende meeskondade juures. Need mentorid on selleks, et kogu selle mõttetöö vahel iga mingi umbes 3-4 küsimuse pärast on sul võimalus enda mentorile kirjeldada neid mõtteid, mis sa kirja panid ja mentor saab sulle anda tagasisidet, et mõtle veel natuke sellele või äkki sa tahaksid seda täpsemaks mõelda. Mentorid on selleks, et anda su ideele tagasisidet, aidata sul märgata võimalusi. Kogu see 9 etappi, mille me läbi mõtleme, need on sul ilusti töövihikus olemas. Neid töövihikuid ei pea iga tiimiliige eraldiseisvalt täitma, piisab kui üks tiimi selline juhtoinas või liider seda täidab ja teised pakuvad talle ideid juurde ja nii edasi. Lihtsalt hea on, kui ta on sul näpu vahel ja sa saad ise küsimuse kiiresti läbi lugeda, et ei hakka aega raiskama selle peale, et üks jahvatab teistele ette, mis seal kirjas on või juhendina või nii. Et igal ühe näpu vahel teab, mis küsimus on ja saab läbi mõelda. Me anname küsimustele ka sellised soovituslikud ajapiirangud, kuskil 3-4 minutit iga küsimuse peale. Ehk siis hoiame seda energiat ja laengut sellise ärksana ja hoiame end tegutsemas. Ja 3 korral umbes vähemalt on võimalik konkreetselt rääkida oma ideest jälle mentorile, kes annab tagasisidet. Enne seda, kui me stardime, ma arvan, et me võiksime teha ennast natuke niimoodi soojaks ka enda idee mõttes ja me teeme seda 3 etapiga. Mõtle kõigepealt enda ideele, kuidas Alar näitas, kuhu näpp tuli panna? Siia vist. Siia või? Või oli siin? Siia. Siin. Mõtle korraks oma ideele. Mõtle see äge asi, mis on. Nii. Ja nüüd ainult näoga, ei mingi hääle ega kehaga, mana ette selline nägu, mis on kõige vaimustuvam nägu, kui sa selle idee peale mõtled. Proovi, pinguta lihaseid, pane nii vaimustuvam nägu, kui vähegi saad. Nii. Nüüd lähme natukene edasi. Järgmine etapp, võid näppu ära võtta. Ühendus on tehtud, ühendus on loodud. Järgmine etapp on, me jätame selle näo või grimassi alles, aga nüüd me paneme nagu kehaga juurde. Seega sa võid püsti tõusta, sa võid liikuda. Mõtle korraks enda ideele, mis teeb sinu idee ägedaks, mida sulle hullult meeldib seal teha. Ja nüüd pane see vaimustus nägu ette ja nüüd tõuse püsti või pane oma keha sellisesse seisundisse, kus sa tunned, et võt minu idee on, võt selline on. Nii, ma näen, seal üks noormees on juba püsti, ole väga hea, jah. Näita, mis asend sul oleks. Minu oleks selline. Oleks selline, jess. Ole hea, tõuse püsti, võta see asend sisse, pinguta see siruta välja. Pane nägu rõõmsana peale. 1, hoia seda. 2 ja teeme näo, jess. Nii, ja nüüd paneme sinna 2 asjale juurde 3. asja. Paneme mingi jee või sellise hõike juurde.
ja Maili loeb 3, 2, 1 ja siis me võtame kõik see positsiooni sisse, ütleme yeah! Ja siis me asume mõttetöö kallale, sest siis meie keha on selleks valmis. Olete valmis? Olete valmis või? Kes see nüüd istub? Kuulge! Kes see nüüd istub? Liigutame, saate istuda küllalt. Tee väiksed õlaringid kõigepealt. No. Patsuta enda sõbrale, kuule täna läheb ägedaks. Yes. Yeah. Läheb. Anna kuuma. No, olete valmis, ma hakkan lugema. 3, 2, 1 ja siis kui on 1, siis me paneme kõik positsiooni ja paneme yeah! Nägu ja keha ja kõik. 3, 2, 1. Äge, tee veel kord. 3, 2, 1. Väga hea. Väga hea, nüüd on teil selline valmidus olemas ja palun, Maili, võta sina üle. Ma vaatan ühe juhtpuldi ka kohe hangin. Nii, meie tänase päeva kangelane oli siis Mattias, kes rääkis, et tuleb mõelda nutikalt. Meie püüame ka siis nüüd mõtlema hakata niimoodi, et meie ideed oleksid nutikad ja neid võiks nutikas ellu viia. Kas see on siis rahaliselt nutikas või on see hingelt nutikas, igaüks me leiame selle. Võtame nüüd kohe algusest peale ette oma töövihikut ka, sest et täna läheb neid palju täita ja teeme seda nii üksinda kui ka mentoritega koos. Tekkis mõni küsimus või? Hoidke käsi, kelle tööviikut ei ole, meil veel mõned eksemplarid olid. Siin on mõned eksemplarid. Abistajad, ma käin ise ja jaotan laiali. Hoidke lihtsalt käsi püsti. Hoia käsi püsti, vasakul pool on ka puudu. See on isegi mõned pastakad. Ehk siis me mõtleme taas, et meil oli see unistus, mäletate? Lihtsalt unistus. See oli mingi eelmine kord, eks veidike praegu ka, eks veel. Selline unistus, mida tahaks korda saata. Ja siis on see äge ettevõtlik idee. See ongi see, mis päev meil selle näo tegi pähe, yes, tehtud. Nagu Veni Vidivitš ütles siin, et nad olid seal ja tundsid, et see on äge. Täna me püüamegi seda kahte ühendada. Ehk siis astuda samm unistusest selle ägeda idee poole. Ehk siis see vahe. Nii. Mõtle veidike, muuda oma unistus ägedaks ettevõtuks ideeks. Ehk siis pigem teostatavaks, ise majandavaks. Me kuulsime, et siin on 9 sammu, 9 vinget sammu, mis on välja mõeldud, et see idee unistusest või sellisest lihtsalt pinnapeasest roosast vahust saaks siis konkreetne äriidee või siis tegevus. Need 9 sammu on meil tänase päeva eesmärk läbi käia ja aga hakkame astuma. Ja ma arvan, et see on üks olulisemaid samme üldse Tentrumi seas, et saame oma sammud paika. Võtame välja uuesti, kui nüüd on kõigil saadud need töövihikud ja esimene samm on, milles seisneb probleem, nagu Mattias ütles, et tema algul arvas, et probleemi ei olegi, lihtsalt hakkasid nagu huvitavat tegema, aga hiljem said aru, et tegelikult tuleb ikka tarbijatelt küsida, ka nendelt, kes kasutavad, et miks nemad seda toodet peaksid ostma. Ehk siis määratlege hästi detailselt see probleem. Teil on esimene töövihiku esimesel lehel on kohe samm 1 ja vali sobiv variant ja pane linnuke. Ehk siis siin on 4 varianti ja tee seda iseseisvalt näiteks. Sul on aega, ma annan veidike 1 minuti. Sa ei pea oma mentoriga kohe aru pidama, sa võid seda üksi teha. Kui on mugav, liikuge ümber. Kristjan liigub siin ümber oma meeskondadega. Nii. Kui keegi on unustanud veel vahepeal oma mentorile veidike ideed tutvustada, siis on hea teha seda kas või oma töövihiku ülaserva, seal on väike ruum, 1 lausega, milles teie idee seisneb. Pange sinna ülaserva ka selline, mis teie idee on, see laager, on see festival, mida te tahate korda saata. Siin ülaserva võite teha samal ajal seda kirja panna. Saab mentor pidevalt jälgida, et mis idee täpselt teil oligi.
kui kellelgi on abi vaja, siis tõstab käe, et meil on näiteks maakondlikud arenduskeskused siis samas lähedal, et nemad liiguvad ringi siin. Järgnevalt, siin on selline kastike, et kirjelda siis detailselt ja konkreetselt probleemi sisu. Millega siis ikkagi sinu idee peaks probleemi lahendama või mis probleemi? Et nagu Mattias ütles, et seal oli taimekasvataja arvas ta, et see on taimekasvatajale, probleem on taimekasvatajatele lahendus. Aga tegelikult oli lõpuks see, et kingi otsijad olid need, kes tahtsid seda oma probleemi leida. Tahtsid kingitust, ägedat kingitust, mis see on? Ei tea. Nüüd Mattias arvas, et see võikski olla lillepott. Küsime, et kellel on kõige suurem punt. Meil on üks mentor vahepeal juurde tulnud, et kes tunneks, et neil on palju inimesi ja tahaks ühte noort hästi ilusat tüdrukut veel endale mentoriks, siis ma arvan, poistemeeskonnad lähevad kindlasti elementi. Et ühe mentori saab veel juurde. Kristiina, ole ja lehvita korra käega. Kristiina on valmis olema veel abistavaks mentoriks. Kus te tunnete, et teil on palju meeskondi, aga ainult üks mentor? Äkki annate märku, Kristiina saab sinna ühineda? Kes tahab lisa, tööjõudu, abijõudu? Kellel on liiga suur punt, kes tahaks Kristiinat ära kasutada? Heas mõttes. Vaatame jooksvalt. Sai teil probleemi kirjelduskirja, nii täpselt kui vähegi võimalik, et kuidas see tantsupidu on kellegi probleemi lahendab, et on seal Saaremaal igav, on seal vähe tegevusi, mis täpsemalt? Kas siin on selline tüdruk nagu Laura Raun? Laura? Või Kristina, tule parem sinna, nende punti. Sul on Laura veel eraldi, special mentor. Saate koos pundiga teha. Nii. Väga hea. Stardime edasi. Saite ära määratleda, mis on see probleemi idee, kuhu ta võiks jaguneda. Astume teise sammu. Olete valmis teist sammu astuma? Ehk siis, kes saavad otsest kasu probleemi lahendamisest ja kes saavad kaudset kasu? Ehk siis pane töövihikukisse kirja kõik see asi, kellele te teete seda. Kes on need kasusaajad, kes tahavad tulla teie tantsufestivalile või üritusest osa saama? Kellele te seda teete? Mõelge kas või ajurünnaku meetodil ja pane see sihtgrupp sinna kirja. Võid ka joonistada. Mäletate, Mattias ütles, et tema kujutas endale ette mingit pilti, kes see võiks olla see kasusaaja sellel. Et siin on küll numbrid ka vaja, aga see ei ole oluline. Pange lihtsalt ajurünnakuga, kes on see kasusaaja. Ma annan minuti aega teile selleks. Mäletate veel seda, et Mattias ütles, et ei ole vaja kirja panna ainult emad ja vanaemad ja sõbrannad, aga võib ka võõraid, sest nendelt on kergem ju raha küsida. Ja pane kirja nendelt, kelle sa julged veel raha küsida ka veel, kelle on see kasulik, see probleemi lahendus. Mõtle, kas need on Eesti noored, kes saavad siin üritusest kasu,
kogu maailm, kui mingit asja hakkad mõtlema. Keegi mõtles siin vägevate kleepsude peale, et hakkab vidinatele kleepse nagu arvutid ja iPadid ja sellised vahvaid sloganitega kleepse tegema, et kellel muutub maailm paremaks, kellel muutub maailmas elu paremaks. Kes on need, kes neid kleepse ostaksid? Pane kirja kõik see. Sa ei peagi algselt analüüsima, pane lihtsalt kirja. Kes maksaksid sinu teenuse eest? Kas või kui teistmoodi mõelda? Kuigi ma kujutan ette, et kodutud loomad ei maksa, eks ole, aga nemad on ju kasusaajad. Järgnevalt, kaudsed kasusaajad. Pane kirja järgmise töövihiku punkti. Need sihtgrupid, kes saavad kaudselt kasu. Kellele on kasulik, et näiteks sinu piirkonnas noored on aktiivsemad ja käiksid sellistel toredatel üritustel või spordiüritustel? Kes on need kaudsed kasusaajad? Kes otseselt ei käi sellel üritusel, aga on hea meel, et näiteks noored on heas hoitud ja heal üritusel käivad? On see kool? On see kohalik omavalitsus? Eesti ühiskond?